Hei, enne kui ma teile reisivloogi edasi lasen vaadata, siis ma tahtsin kiiresti rääkida ühest väga olulisest teemast. Ma tean, et inimesed peavad mind silmakirjalikuks, sellepärast et käin kliimastreikidel, kuid samal ajal reisin ja just lennukiga väga palju. Lennuk ei ole kindlasti ainuke transport, mida ma kasutan. Kodus olles ma käin igal pool rattaga nii kaua, kuni ilm võimaldab või kui on tõesti väga õudne mingi vihmane ilm, siis kasutan trammi, bussi, mis iganes. Vahel ka Bolti, kuid ka Bolt on kõik enda sõidud teinud vähemalt Euroopa CO2-ga siis tasa ehk nii palju sõite, kui need kulub ja nii palju CO2 kui õhku läheb. Nad on nii palju investeerinud puudesse, mis seovad tagasi selle CO2, seega ma ei ütleks, et see on ka kõige halvem valik. Hullem ongi lendamine ja ma tunnen, et ma ei ole valmis sellest veel loobuma, sest mulle väga meeldib maailma avastada, uusi kultuure näha ja see on ka väga oluline osa minu karjääri jaoks, sest kui ma olen täiskohaga sisulooja, siis ma ei saa Eestis toota piisavalt sellist sisu, nagu ma tahaks. Ehk siis reisides ma saan teha eksklusiivsemaid postitusi, mida mu vaatajatele meeldib näha. Seega ka mina otsustasin investeerida puudesse ja teha tasa kogu enda selle aasta reisid, ehk siis kõik sihtkohad, kus ma olen käinud 2019. aasta jooksul, ma panin endale kirja, arvutasin välja need distantsid ja kokku see tuli 47 000 kilomeetrit ja ma leidsin Google'ist sellise lehe, kus ma saan välja arvutada, palju seda CO2 tekib, ehk ma panin siia selle distantsi sisse ja siis panedki siit kalkuleeri minu jalajälg ja see on siis see CO2 kogus poundides. Ja selle 23 000 poundi ma tegin kilogrammideks ja siis omakorda tonnideks, ehk ma sain kokku 11 tonni CO2, mis siis eraldus õhku nende reisidega, mida ma tegin sel aastal. Selleks, et seda tasakaalustada, no ütleme nii, et see on väga keeruline nii-öelda täpselt paika panna, mitu puud sa peaksid istutama. Ühe puu eluaeg jääb kuskil 50 kuni 100 aasta vahele. Osad arvutused on, et selle aja jooksul ta seob ära umbes 1 tonni CO2. Kuna mina ikkagi tahaksin võimalikult lühikese aja jooksul oma jalajälje tasa teha, siis ma võtsin aluseks selle, et 1 tonni CO2 aastaga tasa tegemiseks tuleks istutada umbes 45 puud ja kuna mul oli siis 11 tonni, siis peaksin istutama 495 puud. Noh, ma ümardaksin selle 500-le ja ma leidsin sellise veebilehe nagu koosloodus.ee, mis on siis Eesti algatus ja kui ma juba nii suure koguse raha investeerin, siis ma eelistaksin ikkagi eestlasi toetada. Minust üliäge nende puhul on see, et nad istutavad ainult lehtpuid, sellepärast et seda tehakse praegu Eestis väga vähe, aga raiutakse maha kõiki puid. Seega lehtpuude juurde istutamine teeb loodust palju mitmekesisemaks ja minu arust on äge investeerida ja toetada just Eesti omaloodust ja Eesti metsa. Olen siin koos looduse lehel, neil on mitmeid eri pakette, aga mulle meeldib kõige rohkem see 10 puud, sest et ma arvan, see on alustuseks mega hea ja no mina pean seda muidugi suurendama siis 50, et saada 500 puud kokku ja ma tean, et see summa tuleb päris kopsakas ja sellepärast ma tasungi seda firma arvega, ehk ma ei saa teile kohe praegu midagi tõestuseks näidata, aga kui nad ükskord istutama hakkavad, siis nad saadavad pildi nendest puudest, siis millesse mina investeerisin, ma saan ise neid üle vaatama minna, võib-olla isegi aidata istutada, siis sel juhul ma võtaksin kindlasti teid endaga kaasa, saan teiega jagada ja nad annavad ka GPS koordinaadid, mis on mega tuus, ehk kindlasti kui te olete mõelnud, et tahaksite ka maailma parandada, enda CO2 jalajälge vähendada, siis panen selle koos looduse veebilehe lingi videokirjeldusse ja samamoodi selle lehe, mida ma kasutasin siis enda CO2 väljaarvutamiseks, ehk saate ka enda puhul välja arvutada. Miski siit ei ole sponsoreeritud, ma lihtsalt arvasin, et see on oluline asi, millest rääkida, võib-olla teie teadlikkust tõsta. Nüüd te saate segamatult edasi vaadata minu Horvaatia reisivloogi, seega nautige! Hommikul on 17. oktoober, neljapäev, kell on 11:47. Ma olen jõudnud Horvaatiasse.
ma olen siin tegelikult vist teist korda jah. Aga me oleme siin juba paar päeva olnud, ma esimesed päevad puhkasin, seega nüüd ma mõtlesin, et võiks teiega natuke seda reisi jagada, sest ma tean, et teile väga meeldivad reisivlogid. Ausalt öeldes, meil on vaja natuke tööd teha, seega me kohe isegi ei saa hakata mingeid lõbusid asju tegema, ehk saate lihtsalt väikse timelapsi, kuidas me arvutis istume. Nii, oleme terve hommiku istunud toas arvuti taga, siis ma hakkan vaikselt ära surema ja tundsime, et oleks vaja liigutada, seega me tulime uue trenni tegema. Me oleme iga päev olnud väga aktiivsed, sest me oleme 2 päeval seda sama trenni teinud, 1 päeval käisime matkamas ja nüüd täna teeme uuesti seda väikest workouti, mis me siin kokku oleme pannud. Seega ma jagan teile seda väikest rutiini, et kui te kuskil ringi rändad või olete kas või oma kodu, siis ma arvan, te saate seda ka teha väga lihtsate vahenditega. Ja ilm on mega mõnus ja ma tahtsin natuke näidata ka seda õuest, kuidas see loodus välja näeb. Ja vaadake, kui sinine see vesi välja näeb sellise vaatega, siis teeme trenni. No nii, me teeme kehaosade kaupa, alustame jalgadest. Meil on ühe kehaosa jaoks vist 5 harjutust enam-vähem. Mitu korda me teeme, oleneb sellest raskusest, enamasti 12 korda ja siis 3 kordust, ehk siis 3 korda 12 näiteks. Seega hakkan pihta! Täiega tunda, et me oleme nagu mitu päeva järjest teinud, sest ma muidu ei tee raskustega väga selliseid harjutusi, pilates on nagu teised lihased natuke. Mida me treenime, nüüd mul on täna veits kange nagu väsi nii palju varem ära, pluss see päike muidugi ka. Jäänud veel viimane kõhuseeria, kus on 4 harjutust. Nii, meil hakkas nii palav ja ausalt öeldes me ei ole kordagi siin reisi jooksul veel ei basseinis ega meres ujumas käinud. Seega mõtlesime, nüüd on õige aeg, sest me reaalselt sulame ja ma lähen kõigi nende riietega koos tossudega, sest see on nii kivine põhi. Päris soolane. Nüüd kui ma seal ujuma hakkasin, siis hakkas juba nii soe, et ei tahtnud ära tulla, et kui ülimõnus. Aga nüüd mul ei ole ikka väga jaheda. Väike jahutus ja kardiotrenn tehtud ja nüüd lähme tagasi enda pingi juurde ja lõpetame seal selle kõhuseeria. Nii, me tõime enda tossud nüüd siia kuivama, sest et nad läksid enne läbi märjaks, kuna me käisime vees nendega. Lähme nüüd lõunat sööma ja täna tundus olevat esimene soepäev, kus saab lõpuks ometi lühikeste riietega käia. Ehk ma panin endale kleidi, aga siis ma tulin õue ja mul hakkas jahe ja nüüd ma võtsin jälle endale oma selle karvase jaki peale. Nii palju siis soojama ilmast. Väga romantiline. Jõudsime siis meie lõunasöögi kohta. Kell on reaalselt 5. Tulime siia suuremasse linna ja vaatasime reviewsid Google'ist. See number 2 koht siin linnas. See praegu tundub suht pettumus, sest et see toit, mis me võtsime, ma arvasin, et see on pearoog. See näeb välja nagu eelroog suuruse poolest ja see maksis 11 euri. Nii, selline. Ma ütleks, et see on parem kui eilne Mac, nii et nagu ma ei ole praegu väga elevil. Ma olen nagu väsinud ja ma olen näljane ja siis see on lihtsalt suur pettumus, seega mul läks veelgi tuju ära. See on liiga fancy, mul tahtsin mingit normaalset toita. No okei, see maitseb normaalselt, aga see ports võiks lihtsalt suurem olla. Maitsen seda võileibaga.
norm. Kuna me ilmselgelt ei saanud selles söögikohas kõhtu täis, siis me tulime otsima endale midagi tänavalt ja samal ajal proovime vaadata natuke ka linna, guugeldasime mingeid vaatamisväärsusi, mida vaadata ja praegu siin on väga nunnu vaade, kus me just tegime pilti. Me isegi täpselt ei tea, mis koht see on, aga sadam, väike päikselooja. Siin on vist mingi siuke väike turg, aga huvitav. Ma võtan selle. Cheers! Jalutame ringi ja jõudsime siis ühte siia nagu tipukohtavini, kus on soovitatav päikseloojangut vaadata ja siin on veel see tuuleorel või nii-öelda, et ainult tuul käib ja siis tekib see oreli hääled ja see on väga cool, aga siin on nii palju inimesi, see on nagu väga ülerahvastatud koht. Uuenduskell on vahepeal 8 saanud, me käisime just söömas proteiinipannkook, mingi Nutella ja marjadega, see oli väga magus ja väga suur, lõpuni me nendega ei jõudnud. See vist oli nagu õhtusöögi eest, ma ei tea, meil on tänane päeva söömiskava väga segamini. Nüüd me sõidame lihtsalt otse koju ja põhimõtteliselt lähme nagu magamast, homme on pikk ja põnev päev ees ootamas ja selleks vaja välja puhata. Seega ma arvan, et jätkame homme uute seiklustega. Minu poolt tänaseks head ööd! Hommik, täna on järgmine päev, kell on 10:31 ja nagu näete, ma olen taas kord autos, sõidame, sellepärast, et me lähme täna Krka rahvusparki vaatama neid koskesid, matkama, sporti tegema, loodust nautima. Me jõudsime kohale ja kuna ma tulin plätudega, mul olid tossud nagu taga kaasas, siis unustasin sokid võtta ja nüüd ma panen märjad tossud, mis eilsest ei kuivanud ära ilma sokkideta ka veel jalga. Ja me läheme umbes 14 kilomeetrisele matkale. Aga alustame siis selle tralliga. Tulime siia matkama, te mõtlete, et ma olen mega fit ja ülitervislik, kogu aeg rüüpan oma smoothisid, aga tegelikult suurepärane snack matkaks, seega tulge kaasa. See rada siin on mega igav ja see lihtsalt nagu jalutamine, see pole isegi matkamine kuhugi üles või alla, see lihtsalt otse ja meile meeldis, kui oleme siit ära. Ma ei tea, kas te näete, et ma olen higine, sest ma ise tunnen küll, et mul on mega palav, sest et me otsustasime ikkagi jätkata selle sama raja peal, kus me alguses mõtlesime, et me ei jätka, siis me kõndsime tagasi ja siis kõndsime uuesti nagu tagasi. Seega nüüd see rada on põnevamaks läinud. Me tulime siit ja nüüd lähme edasi. Otsasin üles, et ma ei tea, kas te saate aru, kui järsk see on, aga võtab päris läbi.
me vist jõudsime meie jaoks nii-öelda lõpp-punktist, me vaatame kella, et me peame hakkama tagasi minema, kuna me tahame jõuda ka nende suurte koskedeni ja see pannakse teatud kellal kinni. Seega me lihtsalt ei jõua praegu edasi jalutada tagasi, aga me mõtlesime näitan teile natuke seda vaadet, mis me siin näeme. Nii palju siis on näha, sest need põõsad on igal pool ees, aga vesi tundub väga mõnus, selline sinine, mäed on igal pool, ilm on endiselt super. Me oleme nüüd enam-vähem siin kõige tipus ja siit läheb tee ainult alla. The life of a YouTuber! Ma jooksen tagasi, et oma kaamera võtta. Uuendus. 2 tundi hiljem jõudsime faasi, kus mul ikkagi hakkas jalg hõõruma. Õnneks Madli on nii ette valmistatud, et tal on plaaster kaasas. Seega ma arvan, et see päästab päeva. Ready to go! This is what you came for. Everybody's watching her, but she's looking at you. Oleme tulnud järgmisesse kohta, sest me tuleme nüüd vaatama neid suuri koski. Siit on vist natuke veel jäänud kõndida ja päike on praegu siin mäe taga varjusse, kui mul isegi veits jahe panin juba dressika ka selga. See on viimane asi, mis me täna siin pargis vaatame ja siis lähme koju. Ja no koski veel ei ole näha, aga noh, loodame, et need tulevad. Umbes 20 minutit hiljem me jõudsime! Kuigi see minust ei näe nagu nii äge välja, kui võiks. Suut lamp on. Maailmarändur Viki, Horvaatia! Tere! Ma tahtsin tegelikult koske näidata. Me tulime kuhugi ülespoole ja siit on nüüd näha neid teisi koski ka. Me vaatasime seda siin, seda suurt, või see läheb veel edasi. Ma unustasin teile näidata, et ma vahetasin ikkagi oma jalanud plattude vastu, sellepärast et hakkasid, teine kant hakkas ka hõõruma, Madlil ei olnud rohkem plaastreid. Seega ma ei tahtnud üldse tagasi jalutada seda kilomeetrit kivide peal, sest nagu jalgadel oli vastik plattudega ja meil vedas sest tagasi tulles just tuli buss ja nüüd me istumegi siin ja toome bussiga selle kilomeetri tagasi. Seega praegune olukord on selline, et ma pean seda peas hoidma, et mul külje pealt päike ei paistaks. Ja ma sain oma mahlapulka, mida ma olen 3 päeva otsinud kokama. Nii hea. Ja me sõidame koju ja ma arvan, et ma täna õhtul olen väga ei tee midagi, seega jätkame homme. Kätte on jõudnud järgmine õhtu ja kuna me lähme juba homme hommikul ära, siis nüüd saate väikse timelapsi meie pakkimisest. Hommikul on 7.52 ja ma olen ületavalt ergas, sest me oleme mingi 1,5 tundi juba sõitnud, seega ma olen jõudnud vaikselt üles ärgata. Tulime tanklasse tankima, sest et paak peab suht täis olema, enne kui tagasi viime. Me avastasime selle reisi jooksul enda jaoks TikToki. Me just eile õhtul tegime enda esimese ja nüüd me tahame lennujaamas harjutada juba uut tantsu. Loodetavasti me oleme teise ka filmitud, seega ma olen veel. Uuendus, me oleme jõudnud lennujaama ja me oleme hetkel business lounge'is. Ma olen siin esimest korda, sest tavaliselt lenda business classis. Ma näitan teile, kuidas see siis välja näeb. See on tegelikult megalamp. Siin on siis joogid, mida saab kõike tasuta võtta. Vesi, mahlad, kohvi, tee. Siin on mingid snäkid, igasugused pähklid, rosinad ja selline näeb kogu ala välja. Me oleme siin reaalselt Madliga ainukesed ja nüüd me hakkame TikToki harjutama. Thank you! Oh my god, meil tuli final call, me filmisime ühte teist klippi ja siis mingi this is the final call for Willing and kaevad. Ja siis panime siukse spurdiga 100 meetrit. Thank you very much. Jõudsime oma business classi kohale. Ma ootan juba seda sööki nii väga. Siin on nii palju vaba ruumi, et mul ei ole sellega midagi peale hakata, sest mu jalad ei ole isegi nii pikad. Ma olen jõudnud
jõudnud Eestisse, nagu te aru saate, Maria ei tulnud mulle reisile külla. Ma tulin talle Eestisse külla. Okei, boss, ma ei teadnud, et see oli plaan, et ma reisile sulle külla tuleks. Tahtsin üheks update'i teha TikTok osas. Me ei saanud seda seal lennujaamas Business Lounge'is tehtud. Ma ei suuda uskuda, et sa teed enda vlogile update'i TikToki osas. See on kõige imelikum asi sinu suust kuulda üldse. Ma tean, who am I? Ja siis me tulime Eestisse, maandusime ära ja siis hoopis lennujaama parklas tund aega harjutasime ja tegime. Mu sai reaalselt telefoni aku tühjaks, seega ma pidin kaameraga filmima TikToki. Seega ma õhtul hakkan vaatama, ma arvan, et ma sain midagi, seega kindlasti minge tšekkige mind @VictoriaVillig. Ja nüüd ma olen jõudnud siia Bolti kontorisse, sest me salvestame podcasti, sellepärast ongi Maria siin ja tulime natuke varem, et süüa koos lõunat, valmistame episoodi ette. Mul on siin kitsajuustu salat, mis ma võtsin oma karbiga kaasa, sest mul oli nii kiire, et ma reaalselt jooksin koju, viskasin asjad ära, võtsin statiivid ja kaamera ja võtsin isegi oma pudelisse, tellisin rohelise smuuti. Cheers! Ja head isu! No nii, olengi tagasi koju jõudnud, nägite mind täpselt samas riietuses sama nurga alt juba ka vlogi alguses, aga siin ma olen, et praegu sellele videole lõpp teha, kindlasti visake pöidlad püsti, kui teile see meeldis, andke mulle kommentaarides teada, kas te kavatsete seda trenni kodus järele proovida, mis ma teiega jagasin ja kuidas teil see välja tuli ning ärge unustage ka subscribe ida ehk klikkida sellel punasel nupusele all ning näeme juba järgmises videos. Tšauki!